tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Ja mulle toodi sellist mina oleks viilutanud ta 3 sentimeetri paksuseks, vähemalt niimoodi, et 2 tükki koos. Aga kuna mul on niimoodi lõigatud viiludeks, siis ma pean sellest midagi tegema. Ma tahan seda liha nüüd õhtul praadida, aga ma pean teda enne maitsestama. Ja maitsestamiseks ma siin valmistan ette, kui näete, sool on kaugel, soola ma ei puutu. Siin on mul sinep, sibul, 2 küüslauku, siis on roosmarinilehte, piprateri ja õli. Ja sellest ma teen sellise maitseaine komplekti. Ja kõigele ma siin tükeldan selle sibula ära, väiksemaks pooleks lõikan. Isegi niimoodi. Ja küüslaugu ka. Ja ma panen nüüd selle blenderi purustajasse sisse. Nii, ja purustan selle ära. Ja panen siia tegelikult natukene vett ka sisse. Vett, sest muidu ma teen sellise pudru. Nii, küll seda vett. Ja nüüd ma panen selle kaane peale ja sellest tuleb mul selle küüslaugu selline pudru. Nii. Ja siia pudru sisse, siia ma hakkan siis nüüd tegema seda maitseainde komplekti. Aga pipra panen ka siia. Aga ma pipra enne pannil natukene kuumutan pipratera, et ta annaks mul täis aroomi. Ja siis panen see pipra ka sisse. Aga siia ma panen nüüd törtsooli ka. Ma panen törts veel. Nii. Ja siis ma panen sinepi. Nii. Ja siis ma panen siia pipra, aga pipra ma enne kuumutan ära ja siis purustan ära selle pipra. Ta annab hästi sellise värske aroomi, kuna praegust selle pipral ei ole mingit aroomi. Ta on nagu pipratera, selline ilma lõhnata. Aga ma kuumutan teda pannil ja siis ta tekib sellest eriline arööm. Ja siis ma kogu selle seguga ma määrin lihatükid kokku ja panen siis koos taldrikuga kilekotti ja õhtuni lasen tal siis seista. Ja kui ma hakkan õhtul pannil praadima, siis ma teise külje panen, siis ma panen natukene soola peale. Kui üks pool on juba pruunistunud, siis teise küljele ma panen. Ja selle loorbeerilehe ma purustan ka siia sisse. Ilmselt näppude vahel siin, et annab siin teha. Sellist peeleks marinaadi. Ta on nagu marinaad õigemini või maitsestan selle liha ära. Nii, ja siia läheb pipar ka sisse. Siin ma kuumutasin piprateri, röstisin kuival pannil. Ja nüüd ma panen need pipraterad siia köögirätikule. Ja pigistan 2 rätiku vahel. Pigistad nad nüüd puruks. Olete, kui ragiseb kõik. Võib isegi lüüa niimoodi haamriga. Ja siin tulevad tohutud aroomid, et need pipart polnud ollagi.
aga nüüd on tal tohutud aroomid. ja need läheks, need aroomid lähevad nüüd siia sisse. nii. ja selline maitse nagu Syrah on olemas. seda panen ka näpuotsaga. võib ka ilma selleta. nii, ja nüüd on, see on väga huvitav maitseainete komplekt. selle segan segamini ja sellega määrin kõik lihad kokku selle seguga. ja siis panen kilekotti, panen selle kotti seisma õhtuni ja õhtu hakkan siis praadima pannil sellise maitsestamise variandi. mina üritan teha täna. noh, ja nüüd ma võin kasta teda muidugi liha, mis on enne märg, on mõttekas ka ära kuivatada. nii et liha oleks kuiv selline, siis ta hakkab sisse tõmbama. ma võtan need lihad siit ära. ma panen ta panni peale teise peale. nii. ja siia ma saan panna isegi alguses natukene põhja peale. ja kui ta on kuiv, see lihatükk, siis ma panen ta määrin sellega kokku. näete, niimoodi. ja jätan ta siia marineerima või see maitseained hakkavad siia sisse tõmbama. teen ta kuivaks ja isegi saab, võib-olla isegi siin saab kasta ühelt poolt, teiselt poolt. tähtis, et need maitseained oleksid tal kõik, tõmbaks sinna sisse. nii. ja võib julgelt panna kohe seda siia peale, vahele, vahekihtidele. see tõmbub kõik siia liha kudede sisse. ja siis järgmised jälle peale. soola me ei pane, me soola paneme alles siis, kui on pannil juba üks külg on praetud, siis me paneme, kui paneme üldse. ja kui tahetakse magedamat, siis ei pane siis ka. aga need lihaviilud võiks olla paksemad, sest nad liiga ruttu võivad ära kuivada ja nii, et ma panen ta nüüd siia poole seda ja kuivatan nad ära mõlemad poolt. ja panen siia peale samuti, et ta teeks sibulamudru, pipar, õli, loorberileht, sinep. Need on siuksed maitseained, mis teevad huvitava maitse talle. mul on veel 3 tükki. nii. ja panen siia peale jälle.
ongi mul need tükid siin pandud. See maitseaine komplekt saab ka otsa ja ongi paras. Vasta nüüd õhtuni ja kui vahest on niimoodi suurem tüki saate, määritage nii kokku ja kui töö läbi on selle maitseainte segu sees, siis ta läheb veel paremaks. Nii, selle panen ka siia kuidagi. Nii, ja selle siputan siia nüüd peale veel. Nüüd ma panen ta kilekoti sisse. Ja lasen tal õhtuni selles keskkonnas olla. Kui teil on huvitavad mõtteid, siis kirjutage mulle sõnumisse, ma hea meelega uurin elu. Ja nüüd ma panen selle kilekoti sisse siia, et ta ei kuivaks, ei tuulduks. Võib isegi kinni siduda, et ta ei kuivaks ja siis saab õhtul siis hakata proovima praadida seda. Nii. Ja loodan, et on päris huvitav siis. Nüüd ta ei kuiv ära, nüüd ta läheb külmikusse õhtuni. Nii, siis ma võtsin selle lõigu nüüd ja ma panin riivsaia sisse. Ja näete, kattus mul selle riivsaiaga nüüd ära. Ja ma proovin nüüd ilma haamerdamata, proovin ta panna siia pannile. Ja vaatame, mis siis tuleb. Nii. Ma võtan selle lihatüki nüüd ja panen ta uuesti jälle siia sisse. Kahelt poolt korraga riivsaiaga. Ja proovime. Nüüd saab juba keerata teise külje. Siin mul on tulita. Sihukese siis tänane lihapraadimine. Ilmselt kahte tuleb kõrvale ja kartulit tuleb teha teeta. Siin praeb siis soolapekk. On natukene nagu rasva välja lasnud ja siis on sibul kergelt klaasjas. Ja siia ma kallan peale nüüd munahüüve. Klaasides piima ja 3 muna ja törtsuke sellise kallamise peale ja saab siis kaste. Ja kartul keeb. Nüüd kallan peale selle kastme natuke korraks segan ka, muidu äkki on põhjas midagi. Nii. Nii, ja nüüd laseme ta keema, jah? Ja siis matsistame soolaga, vaatame, kuidas soola on. Nüüd vaikselt, ta keeb hästi vaikselt, natukene segada ja tulebki soolapekiga, soolalihaga, munahüüve. Ka nüüd kuivatan teda
pehme.